Mul on hea meel tervitada teid kõiki taas meie igakuistel teadmisterohketel kohvihommikutel. Mina olen Katariina, Futurescapesi kommunikatsioonispetsialist ning ma viin läbi nii tänast kui ka järgmiseid kohvihommikuid. Suvepuhkus on nüüd läbi saanud ning pakume teile jälle võimalust iga kuu hommikukohvi kõrvale meie tippkeskusega seotud ettekandeid kuulata. Korraldusliku poole pealt nii palju, et ettekanne kestab umbes pool tundi, mille järel on aega küsimusteks ja aruteluks ning ettekande lõpus kuulutame välja ka järgmise kohvihommiku teema ja aja. Ettekannet me ka salvestame ning see on hiljem järelvaadatav meie YouTube'i kanalilt. Küsimuste ja arutelu osa me aga eraldi ei salvesta. Lisaks väike meeldetuletus, et kes me täpsemalt oleme. Kestliku maakasutuse tippkeskuse Futurescapes keskendub elurikkuse ja süsiniku vaheliste seoste tuvastamisele põllumaadel, metsades, niitudel ja soodes ning masinõppet kaasates proovime kaardistada siis kogu Eesti, et saadud tulemuste põhjal tulevikus paremaid maakasutuse otsuseid teha. Täna esineb meile Tartu Ülikooli geoinformaatika teadur Holger Virro, kes räägib meile võimalustest, kuidas kasutada tehisaru kuivenduskraavide tuvastamisel. Holger kuulub meie tippkeskuse maastiku geoinformaatika töörühma. Ja Holger, siinkohal ma annangi siis sõnajärje üle sulle. Aitäh, tere ka minu poolt. Nii ja kuna põhimõtteliselt nii minu kui meie töörühma tutvustus on juba tehtud, siis ma seda enam ei tee. Aga mis ma ütlen, et see ettekanne on tehtud siis üle eelmisel aastal ilmunud artikli põhjal, et selle artikli lingi ma tegelikult postitasin ka juba vestlusse, et kel rohkem huvi, siis saab sealt ka küll muidugi inglise keeles siis nagu lugeda. Aga jah, siis tutvustan natuke uuringut, kus me siis üritasime rakendada ühte sellist tehisaru, väikest osa siis tehisaru võimalikest mudelitest siis Eesti kuivenduskraavide tuvastamiseks. Ja kõigepealt ma räägin natuke, kuidas üldse seis selle kraavide kaardistamisega Eestis seni on olnud, et mis need sellised takistused sellise hea kraaviandmestiku saamisel on olnud, siis kuidas täpsemalt see tehisaru meie puhul mängu tuli, siis natuke täpsemalt sellest valmistunud mudelist ja siis kuidas me seda mudeli täpsust hindasime ja rakendasime. Ja lõpuks ka siis natuke sellistest puudujääkidest, mis nagu praeguse mudeli puhul esile tulid, kuidas me neid nagu parandada saaks. Siis miks kraavid ökoloogilises mõttes olulised on, et nad reguleerivad põhjavee taset, siis põllumajanduse ja metsanduse koha pealt on kindlasti nad olulised mulla õhustatuse parandamise puhul. Ja siis ka seeläbi siis toetavad nii põllukultuuride kui ka siis puude kasvu. Aga samas, eriti just põldudelt jõuab siis palju toitaineid kraavidesse. Paljud kraavid on ka siis põldude vahele rajatud, mis kaudu siis soodustavad nad päris palju kasvuhoonegaaside emissiooni. Ja et siis igasugust hüdroloogilist modelleerimist, sealhulgas näiteks veekvaliteedi modelleerimist täpsemalt teha, on oluline siis selline võimalikult täpse kraavivõrgu olemasolu riigiüleselt. Ja tegelikult paljudes riikides sellised võrgud nagu üldse puuduvad, et kas kraavi üldse ei tuvastata või kaardistata või siis tehakse seda väga pealiskaudselt. Et kui vaadata Eestit, siis Eestis on maismaas kuivendatud üle 20%. Ja ütleme, selle Eesti kraaviandmestiku kvaliteet on, ma kujutan ette, et vähemalt Euroopa mõistes või isegi maailma mõistes üks parimaid. Et ma ei tea, kas kuskil mujal riigis nii täpselt kraave üldse kaardistatakse, aga kui vaadata seda mõne aasta tagust visuaali siin, mis on ühe varasema projekti raames loodud Evelin Uuem poolt, ja siis on näha, et tegelikult teatud kohtades on kraavivõrk ikka väga tihe, et on muidugi teatud tühje kohtasid, näiteks pandivõrgustik, aga
kui neid, panen korraks selle laseriga sisse. Et kui on siin neid väljalõikeid näha, et siis on kohad, kus see kraavi tihedus on hektari kohta ikka väga kõrge. Ja siis 2024. aasta Eesti topograafilise andmekogu ehk ETAK-i andmetel see kraavivõrgu kogupikkus võib olla üle 150 000 kilomeetri tegelikult. Ja mis need kitsaskohad seni on olnud, et nii kraave kui ka siis muid nähtusi ja objekte tegelikult Maa- ja Ruumiamet ehk MaRu siis digib käsitsi, mis on väga aja- ja töömahukas, ehk siis mingisuguses geoinfotarkvaras inimesed siis käsitsi nii-öelda käivad üle kraavi trajektoori ja salvestavad selle vektorandmekujul. Ja seda tehakse ortofotode pealt, et kui teatud asju, näiteks hooneid, teid, ka suuremaid veekogusid on ortofotodelt väga hea tuvastada, siis kraavide puhul on probleeme palju rohkem. Et kuna paljud Eesti kraavid paiknevad metsades, siis suureks probleemiks on taimkate, kus siis läbi puude võra ei ole tegelikult täpselt näha, kus see kraavi trajektoor kulgeb. Ja lisaks siis ka MaRu teeb teadliku valiku, et need kõiki kraave, isegi mis on nähtavad, ei kaardista, et näiteks turbaväljadel, kus on väga palju tihedalt rajatud kraave, siis neid enamikku tegelikult ETAK-is ei kajastata. Et kui vaadata siin ühte näidet ortofotost, siis siin on üks metsane ala. Et kui me praegu selle ortofoto peale vaatame, siis tegelikult me näeme, et siin mingid kraavid justkui paiknevad, aga kui me vaatame seda sama väikest ala siis kõrgusmudeli pealt, siis on näha, et jah, siin tõesti on päris selged kraavi trajektoorid olemas, aga tegelikult siis see piirkond siin tiheda puude võra all on ka tegelikult kaetud selliste kitsamate ja nagu halvasti nähtavate kraavidega. Et just sellised piirkonnad võiks siis olla selleks kohaks, kus mudel võiks meid aidata siis nagu kraavide nii-öelda väljatoomisel, tuvastamisel. Et ja siis üks näide ka siis turbaväljadelt, nagu ma ütlesin, et siin teadlikult ei kaardistata kõiki kraave, kuigi tegelikult on juba näha, et siin on jah, siis väga tihedalt sellised küll lühikesed, aga üsna selged kraavid, mis katavad siis kogu seda turba kaevandusala, et tegelikult on digitud praeguses ETAK-is ainult siis need äärmised nii-öelda piirnevad suuremad kraavid. Ja ka neid kraave siis võiks mudeliga üritada tuvastada. Ja siis nendest senistest nii-öelda puudujääkidest ajenevalt siis seadsime endale eesmärgiks ehitada sellise mudeli, mis siis võimaldaks meil tuvastada senisest rohkem kraave ja just siis ortofoto tasemel pigem kõrgusandmete põhjal. Et Eestis on jällegi kõrgusandmetega väga hea seis selles mõttes, et meil on olemas üleriigiline 1-meetrine kõrgusmudel siis lidari punktide põhjal loodud. Et ma võin öelda, et ka paljudes riikides tegelikult nii täpset kõrgusmudelit põhimõtteliselt ei ole võimalik üldse kätte saada. Et siis me võiks seda kuidagi ära kasutada, kuna nagu ma eelnevalt näitasin, siis teatud kraave on näiteks metsades kõrgusmudelit paremini võimalik tuvastada kui siis ortofotodelt. Ja see mudel ei tohiks olla nagu ühe sellise konkreetse maakasutuse põhine, et ta võiks tuvastada kraave nii metsades, kus need on halvasti nähtavad, kui ka siis näiteks turbaväljadel, kus need on hästi nähtavad, siis lisaks igasugused teeäärsed kraavid ja nii edasi. Et siis seadsime sellise väga üldise esialgse ülesande. Ja võib-olla natuke siis ka tehisaru mõistest just meie kraavide tuvastamise ülesande kontekstis. Et kui tänapäeval rääkida tehisarust, siis muidugi inimeste teadlikkus on nüüd juba päris hea, võrreldes võib isegi paari aasta taguse ajaga.
aga ma millegipärast arvan, et enamik inimesi, kui nad kuulevad tehisarust midagi, siis nad kujutavad ette siis pigem selliseid suuri keelemudeleid. Et näiteks siis ChatGPT, kuna need on väga aktuaalne teema nii koolides õpetamise osas kui inimeste igapäevaelus, et kasutatakse neid nagu selliste kõrgelt arenenud otsingumootoritena. Aga tegelikult tehisaru on väga lai mõiste ja sinna alla kuulub väga palju erinevaid mudeleid ja kontseptsioone. Et millest me praegu täpsemalt räägime, on siis nii-öelda konvolutsioonilistest tehisnärvivõrkudest, et inglisekeelse lühendina siis CNN-idest. Et kui vaadata sellist väga lihtsat sellist diagrammi või joonist, et tehisaru hõlmab tegelikult väga palju erinevaid alamtüüpe, siis juba ainuüksi masinõpe tegelikult on selline ka natuke üldisem mõiste, et sinna alla kuuluvad näiteks nii-öelda klassikalised masinõppemudelid nagu otsustusmetsad või otsustuspuud, inglise keeles random forest, et nendega paljud inimesed võib-olla, kes vähemalt teaduses on võib-olla nendega kokku puutunud, siis tänapäeval otsustusmetsa näiteks loetakse juba selliseks klassikaliseks, natuke vanaaegsemaks masinõppemudeliks. Siis masinõppe alla omakorda kuulub süvaõpe ja masinõppe ja süvaõppe üheks võib-olla suuremaks erinevuseks on see, et kui masinõppes meil ikkagi sarnaselt võib-olla mingile lineaarsele regressioonile, et me põhimõtteliselt peame eelnevalt määrama ära need tunnused, mille põhjal me midagi prognoosida või tuvastada tahame. Et näiteks mingit vee kvaliteeti tahame modelleerida, prognoosida siis mingi maakasutuse, mulla näitajate, kliimanäitajate põhjal, siis me peame eelnevalt need tunnused nii-öelda ette valmistama ja mudelile sisse söötma. Siis süvaõppe erinevus on see, et ta suudab nii-öelda kas või ühest mingist tunnuse kihist, näiteks kõrgusmudelist, siis ise leida need teatud mingid keerulised mustrid, mida nii-öelda inimsilmaga ei ole võimalik tuvastada. Ja siis nendele mustritele ei ole sageli tihti nagu anda võimalik sellist nii-öelda nimetust, et ei ole täpselt mingi, ma ei tea, mullaniiskus või midagi sellist. Et ja siis see CNN, siis tehisnärvivõrk, see on siis üks osa süvaõppest ja seda me siis antud juhul täpsemalt kasutasimegi. Ja CNN-iga saab ka teha paljusid asju ja üheks alaülesandeks, mis just geoteadustes või kaugseires, mida palju tehakse, on siis piltide segmenteerimine. Et tegelikult piltide segmenteerimine CNN-idega sai alguse juba päris kaua aega tagasi ja algselt paljud edasiminekud tehti hoopis meditsiinis, kus siis näiteks mingisuguste biomeditsiiniliste, ma ei tea, röntgenpiltide pilte kasutati sisendina, et siis nagu segmenteerida mingisuguseid, ma ei tea, luumurde või näiteks mingid rakke tuvastada. Et paljud esialgsed arengud tulidki tegelikult meditsiinist. Aga põhimõte, selline arhitektuuriline põhimõte on põhimõtteliselt sama ka siis kaugseires. Et jah, et siis piltide segmenteerimine, et siis põhimõtteliselt pikslite ükshaaval klassifitseerimise läbi, siis tuvastatakse teatud nähtusi, mis on siis selleks nii-öelda sihtmärgiks. Ja kaugseires on see jah, väga levinud meetod tänapäeval, et tuvastatakse näiteks, segmenteeritakse maakatet, siis mingid konkreetsed objekte, näiteks hooned või ma ei tea, näiteks liiklusvahendid, autod või siis ka näiteks sündmusi, et mingid metsapõlenguid kuskil suurtel metsaaladel. Et kõike seda saab segmenteerida. Ja siis jah, nagu ma ütlesin, et siis erinevalt klassikalistest mudelitest CNN-id õpivad tundmas mustreid, mida nii-öelda inimsilmale ei ole nagu arusaadavad. Ja antud juhul siis meie eesmärgiks oligi see eraldada need kraavid just siis kõigest muust ümbritsevast maastikust, et kõik muu läks siis nagu nii-öelda taust piksliteks. Ja segmenteerimise väljund siis sageli ongi midagi sellist.
et siin on näha, et on mingisugune vist volevärviga mingisugune hoonestatud ala, kus on siis vahel taimkate ja siis ongi näha, et on eraldi sementeeritud hooned, siis taimkate, siis mingid erinevad taimkate vist kõrguse klassid ja siis teed. Ja kindlasti ei tule see sementeeritud väljund välja sama ilus ja sirge nagu ütleme ETAC-i andmekogu, et ta tulebki selline natuke sellist umbmääraste piirjoontega, et siis sageli peabki seda natuke siluma, et seda kuskil andmestikus kasutada. Mis siis süvaõppe puhul üheks võib-olla kõige suuremaks takistuseks, et miks seda sageli ei saa rakendada, on see, et ta nõuab väga suures koguses treeningandmeid. Et mida treeningandmeteks kutsutakse süvaõppe puhul, piltide segmenteerimise puhul, on siis nii-öelda pildimärgendi paarid. Et meie kõrgusmudeli puhul oleks siis midagi sellist, et meil on teada, et me soovime kraave tuvastada siis kõrgusrastri põhjal. Et siin on näha, et on üsna selged sellised sirgjoonelised sügavad kraavid. Ja kuidas me selle mudeli nagu õpetame tundma, et need on just kraavid, me peame talle andma siis nii-öelda märgendid, et inglise keeles siis image label paarid. Ja need märgendid saame samamoodi nagu ETAC-is nähtusi digitakse, et siis käsitsi digime võimalikult täpselt, jälgides siis seda kraavi võib-olla kõige sügavamat kohta, siis mis on kõige tumedam siin. Ja siis genereerime sellise binaarse rasterkihi, kus siis väärtusega 1 on kõik, mis on kraavipikslid ja väärtusega 0 ehk siis see must taust on kõik muu, et on seal kas hooned või teed, mis iganes, et praegu me neid eraldi ei tuvasta, et me ainult keskendume siis kraavidele. Aga jah, probleemiks ongi see, et kus siis neid tohutul hulgal pildimärgendi paare saada ilma, et me terve Eesti ette võtaks ja neid jälle uuesti üle digiks. Et ma siis mainiks ära, et miks me neid, ma juba näitasin alguses, et ETAC-il on tegelikult üle 150 000 kilomeetri neid kraave kokku, et miks me neid siis otse mudelisse nagu sisendina ei anna. Et probleemiks on see, et mis on tehtud väga õigesti muidugi ETAC-is, et nad on kartograafilistel kaalutlustel siis nagu natuke juba generaliseeritud, et nende trajektoorid on siis natuke liiga ilusad ja sirgendatud. Et siis reaalsus on kraavi põhjakulg tegelikult palju ebakorrapärasem, et sageli on osaliselt juba kinni kasvanud, et tegelikult vee läbiliikumist ei toimu, või on siis jah, võib-olla algselt sirgena rajatud kraav on siis aja jooksul juba natuke nii-öelda ei ole nagu ühtlaselt ühe laiusega, sügavusega kogu kraavi ulatuses. Ja kuna me sisendina kasutame just kõrgusrastreid, meil tegelikult siis oleks vaja just selliseid märgendeid, mis jälgiks seda kraavi põhja võimalikult täpselt. Ja kuna ETAC-is see sageli nii ei ole, siis me ei saanud nagu otse ETAC-i andmeid mudelisse sisse nagu söösta. Ja meil siis natuke vedas selle uuringu ajastamisega selles mõttes, et me mõtlesime selle peale, et kas me kuskilt mujalt riigist saaks siis juba olemasolevat just kõrgusmudeli põhjal digitud kraavi andmestiku kuskilt saada. Ja vahetult enne meie oma uuringu nii-öelda algatamist me leidsime olemasoleva hiljuti avaldatud uuringu Rootsist. Nii nagu ma aru sain, siis Rootsis põhimõtteliselt puudub selline riigiülene kraavi andmestik üldse või on see teadaolevalt siis väga ebatäpne, et neil on ka tohutult metsakraave, mis tegelikult ajalooliselt on täiesti kaardistamata jäetud. Ja siis nendel oli ka samasugune idee, et põhimõtteliselt ehitada siis masinõppe süvaõppe mudel, mis siis võimaldab neid kraave tuvastada. Ja nad nägid siis vist kuni 2 aastat vaeva sellega, et siis digida kokku siis, kui ma õigesti mäletan, siis üle 340 ruutkilomeetrine ala jaotatud üle Rootsi, kus nad siis väga täpselt digisid ära kõik kraavid, mis nad nägid. Et kokku nad said siis ühe 1300
selle kõrgusaster pildimärgendi paari, et üks rastri suurus oli siis 500 korda 500 meetrit, millest siis kokku tuligi see üle 340 ruutkilomeetrine ala Rootsi peale, mis on siis seni teada olnud kõige suurem selline täpselt kõrgusrastri põhjal digitud andmestik. Ja me siis põhimõtteliselt võtsimegi selle autoriga ühendust ja küsisime, et me sooviks midagi sarnast teha Eestis, et kui nad on nõus, siis võiks põhimõtteliselt küsida nende käest neid andmeid ja nad olid nagu väga hästi nõus sellega, et katsetame siis samasugust mudelit, et ehitada see üles ka Eestis ja siis põhimõtteliselt andsidki meile selle oma treeningu andmestiku, mida nad suure vaevaga digisid. Ja selle põhjal siis põhimõtteliselt saime me rakendada nii-öelda siirdeõppe meetodit. Selle meetodi sisu on selline, et me kõigepealt võtamegi siis olemasoleva andmestiku mingist teisest geograafilisest piirkonnast, antud juhul siis Rootsist, ja selle põhjal me siis nii-öelda eeltreenime mudeli, mis siis keskendub kõige just Rootsi kraavide omapäradele ja siis võtame mingi väikse hulga digitud, hea kvaliteediga digitud kraaviandmeid Eestist, millega siis me nii-öelda peenhäälestame, inglise keeles siis fine-tuning, seda eeltreenitud mudelit. Ja Eestis me tegelikult siis kokku saimegi ainult 72 sellist pildimärgendi paari. Valisime need välja kas siis nii turbaaladelt kui metsaaladelt ja üritasime siis võimalikult täpselt kõrgusrastri põhjal need kraavi trajektoorid ära märkida. Ja siis põhimõtteliselt selle peenhäälestuse põhjal saimegi siis mudeli, mida me saime juba rakendada siis üle kogu Eesti. Ja tegelikult mul juba etteruttavalt on siin see täpsus ära antud, et see oli ligikaudu siis 76%, võib siis öelda selleks täpsuseks. Ja kui visualiseerida natuke neid tulemusi, et siis võib-olla alustame siis siit vasakult, et nagu öeldud, siis ETAC-is on juba päris tihe kraavivõrk, et siin on näha üks selline metsane ala, kus on ka tegelikult siis väike turbaala. Et siin on tegelikult juba näha väga palju olemasolevaid digitud kraave. Ja kui me siis saime oma mudeli väljundina modelleeritud kraavid, siis on näha, et tegelikult juba põhimõtteliselt kõik, mis on ETAC-is olemas, see on ka mudeli väljundis olemas. Ja kui me need kokku paneme, siis on siis näha teatud kohad, kus siis mudel on ennustanud midagi sellist, mis ETAC-is on puudu, et siin on näha üks päris selgelt näha olev kraav, mis ETAC-is ei olnud, siis ühe tee ääres on siin paar kraavi, aga siis võib-olla kõige paremini on näha siis väike turbaala, mida ma alguses ütlesin ka, et ETAC-is seda nii-öelda nimelt ei kajastata, aga siis mudelist tuleb see ala päris hästi välja, et see on tegelikult väga tihe selline lühikeste kraavide võrk, mis siis mudelist tuleb ilusti välja. Ja rakendasime siis seda saadud mudelit ka üle kogu Eesti, et põhimõtteliselt näha siis, et hinnanguliselt palju siis sellest mudelist kokkuvõttes juurde tuleb kraave, mis ETAC-is puudusid. Ja tegelikult neid esialgse hinnangu põhjal oligi tegelikult üle 45 000 lisakilomeetri, et kui need panna kokku olemasolevate ETAC-i omadega, et siis siit arvust on ETAC siis nagu maha lahutatud, et kõik modelleeritud kraavid, mis siis kattusid juba olemasolevate ETAC-i omadega, need me eraldasime andmestikust, et liitsime ainult need, mis ETAC-is olemas on, pluss siis need, mis ETAC-ist välja jäävad. Et siis see on ligikaudu 200 000 kilomeetrit selline kogupikkus üle Eesti. Ja nii-öelda positiivse näitena tookski välja just turbaväljade kraavid, et sealt seda kogupikkust kindlasti tuli päris palju, et need alad on tegelikult päris väiksed, aga lihtsalt hektari kohta see kraavitihedus on väga suur. Ja siin on ka näha, et siis osad kraavid tulevad välja katkendlikult, sest need turbalakraavid on natuke sellised dünaamilised, et paljud on juba osaliselt hakanud kinni kasvama, mis siis nagu tekitabki sellise osaliselt nii-öelda puuduliku mustri.
aga kindlasti ma tahaks välja tuua ka siis selliseid kohti, kus siis tehisaru mudel nii täpne ei olnud ja millest saab nii-öelda õppida, et seda veel paremaks teha. Et üks asi, mis mulle üle nagu Eesti niimoodi ringi sõites silma jäi KISS tarkvaras, et on teatud asjad, mis siis on nii-öelda kraavilaadsed nähtused, niinimetatud, mis on väga kraavide moodi kõrgusrastil, aga tegelikult ei ole kraavid. Et näiteks Ida-Virumaal ma leidsin ühe vana sellise juba nii-öelda mitte kasutuses oleva karjääri, mis tegelikult on juba osaliselt nii-öelda puudega üle kasvanud, aga seal on veel väga selgelt kõrgusrastil näha tegelikult sellised paralleelsed, mitte küll väga sirged, aga sellised künnivaad, sellised endised kaevandusjäljed. Et kuna geomeetriliselt nad on väga kraavide moodi, siis ja mudel ei tea, et neid tuleks kuidagi vältida prognoosimisel, siis need tulevad välja selliste küll katkendlikena, aga ikkagi selliste kraavijuppidena. Et neid peaks siis kuidagi näiteks välja maskima mingisuguste kaevandusala kihtidega. Ja teine koht, mis siis küll vähe ja ainult nagu teatud kohtades tuli välja sellised valekraavid põldudel, et siin oli üks piirkond vist Saaremaal, et ma ei tea täpselt, kuidas mulaolud seal on, aga see on näha, et siin on päris kraavid, mis on nagu õigesti prognoositud ümber selle hoonestuse siin, aga siis sõltuvalt sellest, et ilmselt need lidari lennud on tehtud kunagi täpselt siis nagu kündmise ajal või vahetult pärast kündmist, siis nii-öelda mullas olid veel nii selged ja sügavad künnivaad, mis jällegi mudeli jaoks tundusid nii-öelda kraavidena, mis siis tulid välja selliste valekraavidena. Aga need me põhimõtteliselt saime ka siis nagu PRIA sellise nii-öelda põllumassiivide kihiga välja filtreerida. Et need ei ole võib-olla nii suured probleemiks, kui need kaevanduskraavid olid. Ja mida me nendest puudujääkidest siis õppida kõige rohkem saame, ongi see, et kindlasti need Eesti andmestik, mida me siis selleks peenhäälestuseks kasutasime, see oli tegelikult ilmselt liiga väike, et ainult mingi 72 pildipaari metsakraave, ma arvan, et seal oli võib-olla natuke üle poole, aga ilmselt ka liiga vähe, et oleks vaja neid rohkem selliseid lokaalseid treeningandmeid, et mingid võib-olla hästi välja valitud alad üle Eesti erinevatest metsatüüpidest näiteks, kus üldiselt see kõrgusastre on selline müra rohke, et siis seal peaks neid kraave rohkem tigima. Ja siis üks asi, mis võib-olla võiks aidata täpsust erinevas maakasutuses suurendada, on siis see, et võib-olla peaks pigem looma sellise mitmeklassilise mudeli, et me täpselt eraldi klassidena eristame siis metsakraave näiteks turbokraavidest ja põllukraavidest, kuna on näha ja teada, et turbokraavid on väga selged, nendega mudel tuli väga hästi toime, aga näiteks metsas nii hästi toime ei tulnud, ehk siis me eristame need erinevate klassidena, ehk siis mudel nagu oskaks nende nagu maakasutuse eripärasid seal kõrgusmudelis arvestada paremini. Et see on nagu teiste ülesannete puhul ma olen nagu näinud, et see on mõnikord aidanud. Ja võib-olla siis aitaks ka see, et kui me lisaks kõrgusmudelile, mis on ainult üks kiht, võiksime lisada mingid lisakihid, näiteks ortofoto, need 3 RGB, punane, roheline, sinine kanalid, et siis see võib-olla aitaks vähendada neid valekraavide hulka just näiteks kaevandustes, kus tegelikult oli näha, et see nii-öelda pinnas seal puude all on selline väga hele, et siis mis erineks võib-olla siis nii-öelda tavalisest metsast, et kui võib-olla see ortofoto sisse panna, et siis nagu see aitaks nagu mudelit siis nagu natuke paremini ennustada just metsades ja siis vähendada neid nii-öelda vale positiivseid ennustusi kaevandustes. Ja kraavide koha pealt võib-olla olekski kõik, lisaks reklaamiks võib-olla ütlen, et me tehisaruga oma töörühmas oleme ikkagi jätkanud, liikunud, no põhimõtteliselt ennustada saab väga palju asju ja tuvastada, et lihtsalt Evelin Uuemaa ja minu juhendatav doktorant on meil tiimis, kes praegu siis tegeleb
sellise huvitava asjaga, et üritab rakendada siis ka analoogset tehisarumudelit, aga siis ortofotodelt näiteks põllusaarte ja hekkide tuvastamiseks, mis võiks siis olla selliste PRIA toetusmeedete nii-öelda sisendiks, et siis neid Eestis on juba PRIA tuvastanud, aga on palju ka neid, mis ei ole andmestikus kajastatud. Et siis võib-olla tulevastel kohvihommikutel on midagi ka sellest kuulda. Aga minu poolt olekski see praegu kõik. Jah, aitäh kuulmast. Aitäh, Holger! Ma siinkohal lõpetan ka salvestamise. Enne kui me küsimuste juurde asume, siis ma teen reklaami ka meie järgmisele kohvihommikule, mis toimub 21. oktoobril. Seekord on meil külalisesineja Evelin Jürgenson. Kohvihommiku teemaks on maakasutus ja kestlik areng ning millised konfliktid ja võimalused sellega kaasnevad. Võite meie järgmise kohvihommiku endale juba kalendrisse kirja panna.